Mati Sidavain ja olen siis Kuusalu noortekotkaste rühmapealik ja Harju malevas siis ka tegelikult malavapealiku rollis. Sattusin siia organisatsiooni siinsamas hoones Kuusalu keskkoolis, küll siis vanemas osas koolis. Tuldi rääkima meile, et on selline organisatsioon, sellised tegevused ja mind võlus tookord ära võimalus 16-aastaselt teha langevarjuhüpet. See oli see, mis mind ära võlus ja siis otsustasingi liituda noortekotkastega ja kui ma lõpuks sain 18, siis oli mul viimane aasta jäänud veel noorkotkaste ridades ja siis hakkas ka mõte käima, et nii palju on minusse panustatud just siis kodanikuõpetuses, kuidas metsas hakkama saada ja militaarteadmistes, et ma tahaksin, et see ei jääks nagu mulle, vaid et sa saaks edasi kanda. Alice Lipp-Paju, mina olen Kuusalu kodutütarde rühmavanem. Ma olen ise ka tegelikult kodutütar olnud aastast 1997 juba. Nii et, ja siis ma olin ka noortejuht. Jäi see asi vahepeal nagu soiku ja nüüd, kuna ma olen ise naiskodukaitses ja seal ma nägin sellist erinevat valdkonda nagu noortejuht, siis ma mõtlesin, et see on midagi minule. Ja siis 3 aastat tagasi ma lõin selle rühma ise, see on täiesti minu enda loodud rühm juba 3 aastat tagasi. Ja siis kutsusime noori, tahtjaid ei ole väga palju. Nii et hetkel on meie rühmas 26 noort. Kodutütred saavadki olla vanuses 7–18 eluaastani. Sealt edasi siis saavad nad minna naiskodukaitsesse. Meie rühmas ongi kõige noorem on 7-aastane ja kõige vanem ongi kohe 18 saamas. Nad tulevad väga hea meelega, sellepärast et me anname neile väga palju võimalusi ise midagi teha, midagi korda saata. Nad saavad laagrites käia, nad saavad süüa teha. Nad saavad meditsiini õppida ja nad on väga huvitatud sellest. Meil on nii erinevad valdkonnad, millest nad õppida saavad. Teadmisi, mida mujalt ei saa. Tegelikult aktiivne noorkotkas võib peaaegu iga nädalavahetus väljas olla, et tegevusi on alates meisterdamistest, sportimisest kuni siis metsas välja roomamistelt ja samamoodi ka ikkagi ei ole me ainult metslased, et teeme ka niinimetatud viisakaid asju, õpime etiketti, käime teatrites, pigem rohkem mingitel väljasõitudel, muuseumites, tegevusi on palju. Ja näiteks võib-olla ekstreemsematest näidetest, näiteks meie rühma 3 noorkotkast hiljuti just käisid langevarjuga hüppamas, sooritasid langevarjuri erikatse, käiakse sukeldumas. Näiteks üks erikatsetest on meil tehnik, kus siis õpitakse masinaid tundma ja kuidas ka juhtida masinaid. Koostöö on noortel väga hea. Et jah, vanusevahe on neil tõesti on kohati väga suur, aga nad hoiavad väga palju kokku. Et me elame suhteliselt maapiirkonnas ja siin väga paljud teavad juba üksteist koolist, kes lasteaiast, kes trennidest, nii et nad ei ole üksteisele võõrad ja hoiavad väga kokku. Nad teevad väga hea meelega asju koos. Inimesed muutuvad iga päev ja kuna ma seda rühma juba ise teen 3 aastat, siis ma näen neid muutuseid on väga suured. Et kui on tüdrukud, kes on tulnudki kas või 7-aastaselt, siis 10-aastaselt ma nüüd täna näen juba, et nad on nii palju juurde saanud, nii praktilisi kui kõiki teadmisi, mida nad saavad oma elus kasutada. Nad on ise väga uhked nende üle. Meie üks organisatsiooni eesmärk ongi valmistada siis noormehi ette ajateenistuseks. Noormehed, kes on siis läbinud noored kotkad enne ajateenistust. Üks asi on see, mis teadmise oskused neil on, ehk siis neil on tunduvalt kergem algul kohaneda ajateenistuses. Tänu sellele on nad juba peajagu oma kaaslastest ajateenistuses ees. Teised ajateenistuse kaaslased vaatavad alt ülesse, tekib niinimetatud see juhtiv roll sellele noorkotkale ja tihtipeale ka tegevväelased näevad seda, et okei, see poiss on pädev ja talle antakse siis võimalusi kas siis jaoülema rollis või siis ka näiteks lipnikuna ehk siis rühmaülema rollis. Väga paljud noored kotkad on just jõudnud kaitseväeteenistuses päris kaugele tänu sellele, et neil oli see baas all. Me oleme kõik naiskodukaitse liikmed. Sealt me saame erinevaid väljakutseid, siis me saame neid rakendada ka noortele. Nii et noored saavad samamoodi teha väga erinevates valdkondades. Väga palju saavad nad kasutada täiesti igapäevases elus. Kui noored lähevad metsa, nad oskavad teha tuld, nad oskavad süüa teha, nad oskavad lõket teha. Noored õpivad ka noorkotkastega koos näiteks saunagi tegema, et oskavad metsas täiesti ilma millegita hakkama saada. Meil toimub ta just sellepärast hästi, et me oleme niivõrd väike kogukond ja paljud tunnevadki, vanemad tunnevad oma vahel, me tunneme kohalikku omavalitsust, me suhtleme väga tihti koos.
ja on ka Naiskodukaitsega samamoodi teeme koostööd, et neil tulevad väljaõpped. Täna meil on näiteks orienteerumine, siis Tiina Pau, kes meil väljaõpet teeb, on Naiskodukaitse liige ja ta pakub oma õpitut rakendada seda noorte peal ja noored õpivad orienteeruma, mida neil eluks tarvis on ja vanemad pakuvad väga palju meile abi. Nii et seda ei ole olnud, et appi ei tule. Meil on laagrites kaasas olnud vanemaid, meil on õppustel väljas olnud kaasas vanemaid, transpordiga aitavad. Kellelgi on telki vaja, siis keegi ikka tõstab käe, mul on 2 tükki, ma kohe aitan. Nii et kokku hoiavad hästi. Ma arvan, et meil on päris edukalt läinud, oleme käinud erinevatel võistlustel, oleme ka Eesti siis vabariiklikul tasemel kõige suurema minieerna võistluse siis ära võitnud Kuusalu rühmaga. Samamoodi on nüüdseks kuskil 4-5 aastat kuulutatud välja sellist tiitlit nagu aasta noorkotkas ja 2 aastat järjest läks see ka siis meie rühma, ehk siis vabariiklikul tasemel just meie rühmast tuli kõige paremad noorkotkad. Kõigepealt oli Andres Idavain, mu enda vend, ja pärast seda siis järgneval aastal oli Allen Larin. Üleüldiselt on ka Kuusalu rühm on väga tuntud nii Harju malevas kui ka tegelikult vabariiklikul tasemel on meie nimi päris kõrgele tõusnud. Noorte lemmiküritus on alati ikkagi aasta suur suvelaager, kuhu tuleb siis Harju kodutütred tulevad kõik kokku. Me oleme 4 ööpäeva kõik koos, seal on erinevad õppetoad, seal on erinevad võistlused, seal on erinevad bändivõistlused, esinemised, noored saavad väga palju koostööd teha. See aasta oli väga palju meil näiteks veepäästega oli koostööd. Soovitus, mida ma annaksin lastevanematele, kes mõtlevad, kas oma noort lisada noortesse kotkastesse või siis tütart kodutütardesse. Kui te soovite, et hiljem, kui teie noor enam teie katuse all ei ela, saaks ilusti hakkama, tekiks loogiline mõtlemine, iseseisvus ja ütleme elus baasteadmised ja ka hea kodanikuõpetus, siis just meie organisatsioon on see, mis pakub noorele seda. Meie ampluaa on nii suur, et me õpetame kõike, et hiljem tulevikus hakkama saada. Tähtsus sellel ühiskonnas on tegelikult väga suur. See loobki ühtsust, koostööd, teotahet ja loomulikult ka Eestimaa patriootlikkust.